Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meile külla tulnud Aune, Kaisa ja Margit. Tere! Tere! Ja millest meie täna rääkima hakkame, mis te arvate, teemaks on vesi. Üks kõige olulisemaid teemasid siin elus vist üldse, ma arvan, et ilma veeta me ju ei elaks. Terve elu alus. Täpselt, me koosneme veest selles suhtes. Mis vesi meil siin kõigil pudelites laua peal nüüd siis on? Ma arvan, et teeme kiiret tutvustustiiru, et mina soetasin endale siis veemasina Aune kaudu ja räägimegi täna siis sellest veemasinast ja veest ja mis kõik teha saab, aga tutvustage ennast, kuidas te jõudsite ise selle veemasinani, kuidas te igapäevaselt seda kasutate, kuidas seda elu muutnud on, teeme kiirelt. Organid on maailma kõige toidainerikkam toit. Palju vitamiine, mineraale, ensüüme, aminohappeid ja kasulikke rasvu. Võrreldes sünteetiliste toidulisanditega on organid naturaalsed ja väga kergesti omastatavad. Nutriest on Eesti bränd, mis toodab tippkvaliteediga maheveise organitest toidulisandeid, mis on 100% naturaalsed, ilma täite ja lisaaineteta. Nende külmkuivatusmeetodil säilivad ka kõik kasulikud omadused, nii et kui soovid tunda ennast energilise ja elurõõmsana, pööra pilk nende kodulehele, milleks on nutriest.eu. Kood Angela annab sulle lausa -20% soodustust. Suur aitäh Nutriestile seda podcasti sponsoreerimast. Nii, ma alustan. Ja. Mina soetasin omale masina näiteks Kaisa kaudu alustuseks. Ja see oli peaaegu üle rohkem kui aasta tagasi nüüdseks. Igapäevast kasutan joomiseks, näopuhastamiseks, kuna mul on ka psoriaas, et siis kasutan ka nendel kohtadel. Ja muidugi kodupuhastus. Et ei ole ainult joomiseks. Ja, absoluutselt. Toidu puhastamiseks ja nii edasi. Nendest me räägime kõigest täna. Ja. Ja mina soetasin ka psoriaasi pärast. Mul oli ka psoriaas, natukene ikka veel on, aga selle pärast ja... Aga te tegite siis kuidagi uurimistööd, et kuidas psoriaasist vabaneda ja siis jõudsid selle veemasinani? Ei, mina tegelikult ei teinud, ma lihtsalt jõudsin selle masinani, üldsegi masin, ma ei tahaks öelda seadmeni. Jõudsime läbi ühe väljakutse, milles ma osalesin Margitiga koos ja kõige selle lõpus tutvustatigi meile seda ettevõtlusvõimalust, mis selle seadmega koos käib. Ja siis ausalt öeldes see ettevõtlusvõimalus nagu hirmutas ära, aga see seade ise pakkus mulle huvi, kuna ma olin 10 aastat psoriaasiga juba võidelnud ja siis mulle öeldi, arstide poolt ka, siis ma ei olnud muidugi nii teadlik, kui ma nüüd olen, öeldi, et sa ei tohi põhimõtteliselt mitte midagi süüa, nagu, et kõik valista ära oma dieedist ja kõik värki-särki, ma proovisin, mulle määrati igasuguseid hormonaalseid salve ja mingeid igasuguseid asju ja neid ma ei tahtnud võtta, sellepärast, et nagu üks kreem teise otsa, mitte miski ei aita, ma lihtsalt käin ja sügelen kogu aeg. Ja siis ma mõtlesingi, et vahet ei ole, et see on viimane asi, mida ma saaksin proovida ja siis ma proovisingi vett. Ja siis 4 kuud hiljem oli mul selline suur laiguline küünarnukk ja kõik läinud. Et see oli minu selline lugu. Sa siis jõid seda nii-öelda sisse ja määrisid peale? Jah, määrisin jah. Seal on erinevad pH-tasemed selle seadmel ja siis ma jõin ühte ja määrisin teist peale. Kohe räägime nendest pH-tasemest ka, aga... Jah, nagu Kaisa ütles, siis väljakutse kaudu. Tegelikult kõigepealt mulle tuli ette reklaam, mis siis seda ettevõtlust nii-öelda tutvustas ja kuna ma olin niisuguses kohas, et ma tundsin, et midagi peab olema teisiti, siis ma muidugi klõpsasin sinna ja siis lõpuks jõudis selleni, et samal ajal oli neil seal kogukonnas mingi äge väljakutse enesearenguks. Tegime selle ära ja siis nad tutvustasid seda masinat ja mina olin vaevanud migreenidega. Ja mitte miski ei aidanud, öeldi seda vett, seda kraanivett, ma siis kulistasin, aga see on nii vastiku maitsega minu jaoks, ma ei suutnud seda väga hästi juua, mitte miski ei aidanud, käisin igast uuringutel, võtsin mingeid tablette pakuti ka, aga ma ei tahtnud neid väga kangeid võtta ja siis mõtlesin, et okei, et seda ma ei ole ainsana proovinud ja proovisin ja ma olen vaba. Kraanivesi, millal te viimati kraanivett jõite? Paratamatult seda tuleb ette vahepeal. Küll jah, sellepärast, et igale poole masinat ju kaasa ei tassi, kui lähed küla peale. Tassime küll, aga see lõpuks saab otsa. Nägin kuskil story'st te jagasite, et te läksite oma nende veekottidega, kus sa saad seda. Nii me käime ringi, tavaliselt. Üliäge, nii. Aga räägime nüüd seadmest. Mis seade see täpselt on? Mis sellega nagu teha saab? Mis seal need erinevad funktsioonid, pH-tasemed on? Mida need pH-tasemed teevad? Mida nendega teha saab?
kõike. kodus selles mõttes ta saab asendada kõik keemia kodus, et pH2, 2,5-ga desinfitseerid kõik pinnad ära, 11,5 sa pesed juurvilju, kõiki köögivilju, kõiki värksisärke. ja vot see oli minul ka üks põhjus, miks ma tahtsin seda masinat osta, ma olin näinud videosid, kuidas võeti poest nagu kirstomatid ja pandi siis sinna 11,5 pH vette ja siis pandi kraanivesi nagu kõrvale ja tomatid siis jah. Ja kuidas see 11,5 pH vesi muutus nagu kollaseks ja see pestitsiidid tulid sealt tomatitest nagu välja ja kraanivesi seda ei teinud, eks. Ja ma tegin ise selle katse viinamarjadega, õuntega, asjadega ja reaalselt, kui jube. On jube jah. Aga inimesed paljud ei tea, nad on nagu elavad selles õndsas teadmatuses mõnes mõttes nagu on ju, et kui nad seda teaks, ma ei tea, kas nad sööksid neid asju niimoodi. Et tegelikult see kraanivesi ei võta sealt pealt mitte midagi ära, on ju. Ja tegelikult siis inimesed kasutavad soodavett, et teeme soodaga puhtaks, aga ma olen testinud, et see ei ole tegelikult nii tõhus, kui on see 11,5 vesi. Et ta on ikkagi, ta üks omadus on vesinik seal selle vee sees, mis teebki ta maagiliseks ja see vesinik on nii pisike, et ta lähebki sinna sisse niimoodi, et tavaline vesi ei suuda tungida sinna nii nagu vesinik suudab. Et ja see ongi see trikk, selle vee üks trikk. Nii 2,5-ga sealt alt alustame sai. Käsi ja pindad. Desinfitseeriv jah. Desinfitseeriv jah. Jah, ei ole vaja seda osta vaata poest, üks plastpudel vähem jälle. Et ja siis suuveina kasutame. Jah, kasutame jah, suu loputusvedelik. Seda ma ei teagi. Ja saknepunnidele teatud kasutada. 2,5 siis jah. Jah, et see on jääda kuivatav siis. Okei, lähme edasi. Kuus on järgmine iluvesi. Palsami asemel paned pähe endale juustesse pritsid. Seda ma olen teinud ja töötab ja ma mõtlesin, et kuidas see saab olla, et ma pihustan endale vett nagu juustesse ja lihtsalt nii pehmed ja kamm käib läbi nagu kuidas. Kus ma varem elanud olen, nagu mis asja, et muidu nagu tuled duši alt on ja sellest räägime ka kohe, tegelikult on ju olemas ka nendele dušidele eraldi filter, on ju, et see on ka hästi oluline tegelikult. Aga jaa, et paned lihtsalt vett endal juustesse ja korra see sama vesi, millega sa põhimõtteliselt juukseid just pesid, aga lihtsalt teine pH. Lilled armastavad ka pH 6,0 vett, et seda neile... No võt, kui targaks ma saan ise ka siin täna. Ja lemmikloomadele võib ka pitsa. Karvadele jah, läheb läikima ilusti. Pehme siidine. Iluvesi siis veel, pH 6. Edasi lähme on seal 7. 7 on neutraalne, see on nagu rohtude võtmiseks, kellel on vaja midagi, beebitoidud. Ja siis tuleb joogivesi. Ja siis on 8-9 on joogivesi. 8,5 ja või 8,5 kuni 9,5. 8,5 jah. Mul on peas see Kangen Water 9.5. Mul ei ole see hääl sees. Mul on ikka sees kogu aeg. Mul ei ole. Aga jah. Ja siis ongi see 11,5. Millega saab ka pesu pesta muideks. Paned seda vette või pesumasinasse paned ja siis sa ei peagi ühtegi vahenditega midagi kasutama. Jah, sinna pesuvahendi nagu lahtrisse nii-öelda paned selle asemel, pesuvahendi asemel seda. Või siis lihtsalt trumlisse võib ka panna minu arust topsi sisse või kuskile, et või kall. Teeb vist sama välja tead. Issand, kui põnev, ma nagu pooli asju ei teadnud. Ja neid on veel tegelikult. Üle 100 kasutusviisi. On jah. Isver. Ja praegu me tõime ainult mõned on ju. Et lihtsalt üks seade suudab nagu nii palju asju asendada nii palju asju. Keskkonnasõbralik ka. Jah, selles mõttes küll. No see oligi ju nende üks selle ettevõtte point, et nad tahavad plastiku tarbimist vähendada ja selle seadmega nad seda teevad, et sa saadki kõik plastikkassad, mis sul kodus on, potsikutes asendada selle veega, lihtsalt õige pH-ga. No üks asi on see, aga minust kõige olulisem ikkagi see, et nagu mida sa sisse jood, et see vesi on, puhastab ja paneb sinna juurde vesinikku ja vesinik on jah, see on see trikk jah. Trikk. Ja hästi paljud, tegelikult ma tean, et hästi paljud inimesed keskenduvad selle pH-le just, et kui sa jood, siis keha pH ja värki, aga tegelikult keha pH-d see ei mõjuta. Keha on ise nii tark, et ta hoiab ise ennast nagu paigal, aga just see vesinik, mis teeb, ta on selektiivne antioksüdant, mis lähebki täpselt nende vabade radikaalide ja kõikide otse nagu tungib neile kallale. Täna osad joovad vaata seda soodavett on ju. Joovad jah. Aga nüüd ongi küsimus nagu, mis vette nad soodad panevad tavalisse kraanivette, mis nad seal kraaniveega endal sisse joovad on ju. Jah, ikka saavad selle sama jama. Räägime nüüd sellest teisest poolest, mis seal nagu kaasas käib, see ettevõtluspool. Noh, ja see minu jaoks oli, mis oligi, kui see võimalus minuni jõudis, mulle meeldis see kogukond. Et sinna on kokku tulnud sellised inimesed, kes päriselt nagu aitavad üksteist, toetavad üksteist ja innustavad nagu, et sa saad hakkama.
et me kõik saame hakkama sellega, et ja see ettevõtlus ongi see, et me lihtsalt jagame seda vett ja seda seadet ja neid asju edasi, neid teadmisi edasi. Kogu ettevõtluse point ongi see, et me ei määri kellelegi midagi pähe ega midagi, vaid me lihtsalt jagamegi seda võimalust ja oma kõiki neid asju edasi. Sest äkki keegi on ka kuskil hädas, ma ei tea, minu puhul on ju migreenidega, psoriaasis erinevad naha, need haigused on ju, et ma olen näinud sotsiaalmeedias ka nagu päris palju lugusid inimestel, kellel ongi mingi no räiged tervisehädad olnud ja hakkasid vett jooma ja siis lihtsalt korras. Ongi jah. Oskate ise mingeid näiteid praegu tuua või? Mul nagu niimoodi puhitused on hästi levinud. No nahahaigused on ka hästi levinud ja siis ma tean, et vähihaiget. Jah, ma just mõtlesingi, et kas ma mäletan õigesti. Me nagu mingi tervise neid aspekte nagu ei too mängu, aga lihtsalt inimesed on erinevad, vaata, kuidas mõnel mõjub, mõnel ei mõju, aga lihtsalt sellest on hästi palju räägitud. Et kas selle nagu nagu pärast seda keemiaravi ja tegelikult keemiaravi ajal ka ma olen kuulnud, et on osadel aidanud see iivelduste vastu, et vähendanud seda iiveldusi neil nagu, et aga me ei saa lubada, et kõigil see toimib nii, aga lihtsalt kellegi kogemused. Aga need on ka päris võimsad olnud tead. On jah. Nii, ettevõtluspool. Jätkame. Minu arust, minu arust see Margit tõi välja kogukonna. Ma mäletan, kui alguses, kui me alustasime mõned aastad tagasi, siis me mõtlesime, et täiesti koos seal kõik, et nii imelik, et kes elab nii rõõmsas mullis kogu aeg nagu, et kes on nii rõõmus ja näeb ainult head ja nagu tahab, et teistel läheks hästi ja et see ei ole üldse ju meil nagu veres. Loomulik. Jah, aga nüüd me oleme ise samasugused. Ja issa, ma mäletan, kui ma ostsin enda selle masina, ma pidin seda nagu installima seadme. Pidin installima ja ma ei saanud hakkama. Mul oli seal teistsugune kraan, kui nagu klassikaline on ja siis olid mingid jubinad puudu ja siis Aunet ei olnud siin Tallinnas ja siis ma nagu, et mis ma saan, kuidas ma saan nüüd installida. Ja teie kaks lihtsalt tulete kohale, teete ära. Nii äge! Ja, aga selline see kogu meil ongi tead. On jah. Et no Eestis on ka tead juba päris suureks kasvanud meile. Seda toredam. Ja kui igas linnas on juba varsti keegi. Teil on mingisugused kokkusaamised ka või lihtsalt sotsiaalmeedia kaudu? On kokkusaamised, just korraldame ühte uut Pärnus saab olema aprillis. Teeme veetestimisi ja näitame, kuidas see vesi päriselt toimib nagu. Aga te olete ise nagu oma kodudes ka teinud mingid proove, teste asju? Rääkige natuke. Mida täpselt? Me ei ole nagu teinud sellist üritust kodus kui niivõrd, aga me oleme teinud Kaisaga koos näiteks, tegimegi veetesti, et me panime, meil on tehtud siuke aste täpselt, kus on kõik pH-d peal ja võtsimegi erinevaid jooke, erinevaid mineraalvett, tavalist vett ja sellised kõige populaarsemad ja testisimegi nende pH-d kõik ära. Meil on vist isegi see kuskil veel üleval või? Ühesõnaga jah. Mis sealt poest kõige parem oli siis? Ma ei mäleta seda, me tegime seda, mis sa mäletad või? Kõik olid selles, mingi limonaadi võtsime. Belief'i see, mida juuakse, värtska oli veel, ma arvan. Aga selles mõttes need ei olnud head. Ei olnud. Nad olid kõik kõvala seal kollases. Ja siis inimesed mõtlevad, et näe, öeldakse, mine joo mineraalvett, jumala hea ja siis tegelikult see ei ole su kehal üldse. Et see oli väga üllatav. Aga kui ma panen nagu seda näiteks pH-kuut endal kuskile klaaspudelisse on ja tahan reisile kaasa võtta, mingi aeg ta ju nagu ka see pH muutub, eks, et ta ei püsi mul ju mingi mitu kuud seal see pH6 või? Juba seisev vesi on iseenesest halb nagu selles mõttes, et ta jääb seisma, vaata, sealt kaovad ju kõik head omadused, et vesi, ta looduslikult on ju ka elab ja liigub ja kõik need kivid ja kõik annavad energiat talle. Ja kui ta seisab, siis ta iseenesest on juba, mis ta sul on. See on mõelge poevesi nagu mingi kuid seal liigub. Kui mitte aastaid ja päike ja külm ja päike ja külm vaheldu vesi. Kõik said mikroplast. Jah. Ja siis mingi energeetiline tase on ka mingi negatiivsed inimesed, see poes kõnnivad mööda on ja see pudel seal mingi. Jah, ongi. Issar. Miskit ma tahtsin, et sellest seadmest veel. Mis ta täpsemalt veel, ta muudab pH-d, ta paneb sinna vesiniku, aga ta ei võta näiteks ära on ju raske metallifloriidi, aga ma tean midagi ta seal kaltsiumiga toimetas, ei? Mingite asjad sealt lõhna või see kloorilõhna võttis ära. Ei või? Kloorilõhna või? Mis mõttes kloorilõhna? Ma ei tea nagu, kui sa kraaniga seal ühendad. No enne on kraani veel kloorilõhn ja masinast läbi tulnud. No ta puhastab ära selle. Filter on seal ikkagist olemas, ta suuremad raskemetallid eemaldab. Enamjaolt jah, mingi väike osa vist jääb, aga ta enamjaolt eemaldab ikkagi.
aga miski, kui sa tahad nagu konkreetselt nagu mingi fluoriidi sealt eemaldada, siis sa pidid nagu teise filtri. meil on seal eelfiltrid jah, mis oleks veel lisaks, aga see olenebki vaata, seda nad ei müü koos lihtsalt sellepärast, iga vesi on erinev ja inimene ise vaata teab oma vett on ju, testib ära või mis iganes, siis ta teab, mis filtrit ta siin ostab. Meil on seal vist 6 erinevat filtrit, mille vahel valida. Et jah, see olenebki sellest sinu algveeallikast nagu, et mis sul seal on. Sa peaksid enne siis nagu testid tegema oma koduveele. Mingid testid jah, et saaks teada. Aga mis te arvate, kus on parem vesi, kas nagu linnas või kuskil maakohas või igal pool? Tänapäeval on nii raske öelda seda. Ma ei tea, ma olen nii palju, mul üks, kes ka sellega tegeleb, on ka maakohas ja ma ei ütle, et seal neil on oma kaev ja tema vesi, mis kraanist tuleb, on reaalselt selline koduõlu värvi. Tegelikult on see üleni rauda täis, ehk siis ma ei ütle, et need kaevud ja need oleksid nagu parim lahendus. Ja tänapäeval eriti nii palju inimesi on vaata nii palju saastet igal pool ja see põhjavesi, mis oli kunagi võib-olla puhas, enam ei ole seda ammu. Hea öelda, et kus on hea vesi ja kus ei ole nagu. No minu arust mul naljakas see, et mingi aeg oma kontol seal jagasin ka nagu, et nad ei peaks kraanivett jooma on ja et siis inimesed on mingi Eestis, no siin Eestis pole midagi. Ja siis tehti faktikontroll. Ajulõputus ütleb ärge jooge kraanivett on, tegelikult on kõik safe ja jooge on ja siis ma vaatan selle sama uudisekanali enda nagu neid uudiseid, et Saaremaal oli see bakter, Tartus oli see jama, ärge seal kraanivett jooge, see viirus seal, see bakter, siis ma mõtlen nagu, et mida? Tegelikult on kõik need ongi ju piirid on paika seadud, vaata, mis see ohut on, aga kas see on päriselt meile hea ka, et kui sa jood seda miinimumpiiri kogu aeg sisse, et kuidas see ikkagi mõjutab su keha lõpuks nagu? On need nii-öelda standardid paika pandud, aga tegelikult ju mingi paar aastat tagasi see laser käis ka uurimas erinevaid piirkondi, just neid kaevuvett ja kõiki neid, et mis seisus need on ja tema oli ka hämmingus nagu, et mis mõttes te ütlete, et see on okei inimestel sellist kogus kloori sisse jõua, aga pikas perspektiivist ei ole tegelikult okei. Kuskil külas said terve perekond ka mingi pöördumatu tervisehäired nagu tähendavad endal kaela, täiesti jõhker. See paneb mind mõtlema lihtsalt nagu, kui oluline investeering see seade nagu iga inimese kodus oleks. Väga. See kestab juba 25+ aastat nagu, et sa jõuad oma lapsed suureks kasvatada, samal ajal kui sul on täiesti low toxic kodu nagu, et sa jõuad nagu väga palju asju teha. Just ja see pikendab sinu perekonna nagu eluiga ja sinu seda elukvaliteeti, kuidas te elate. Näiteks me ei ole üldse nii haiged, kui me olime varem. Ma olin üle kuu olin haige varem. Ma aasta heal ei ole ühe korra haige ja see haigus on ka siuke, et väga kergelt. Väike nohu ja keha puhastada. Väga kergelt jah, ja ongi. Puhkad natuke ja korras. See eesmärk ongi nagu ennetamine. Mitte, et sa pärast hakkad ravima, vaid sa juba eos ennetad igasuguseid. Keha siis taastub kogu aeg. Ja minu meelest just nagu väikelastega kodus on ka see keemiavaba puhastamine juba nii oluline. Lemmikloom, no ise ka ju. No täpselt. Kõigi jaoks. Jah, lihtsalt tänava ühiskonnas, kui on väike laps ka, et siis juba mõtled teos sellele rohkem. Ja just lastega vaata, hästi palju jälgid, mida sa söödad talle, et ma ikka teen ise talle püreed, kõike teen ise, aga mis vett ta joob sul lõpuks, kui ta hakkab vett jooma või et millega sa teed seda süüa talle, ikka tavalise kraaniveega, aga mida see kõik siis nagu annab sellele lapsele. Et selle peale keegi ei mõtle vesi, kuigi see on ju kõige alus. Aga kas te juba nagu teadsite enne selle seadme omamist nagu kraanivee teema kohta või alles sellega tuli see pauk? Ma olen elanud teadmises, et Eestis on väga puhas ja hea vesi. Sama. Aga jah, et kõik, kus see torudest läbi läheb ja seda ma ei ole kunagi mõelnud niimoodi. Millised need torud on? Mis sinna vette juurde pannakse on ja kuidas mingid hormonaalsed asjad meil sinna vette jõuavad ja mida me kõik nagu teise ringiga, 10 000 ringiga sisse joome nagu. Ei taha mõtlema hakata, see tundub nagu nii ulmeline, aga samas kas ikka on. Ja isegi norrakad tegelikult ju, neil on ju veel puhtam vesi peaks olema ju kui Eestis ja meil on nii hull suur Norra kogukond, et isegi nemad näevad seda nii suurt väärtust, et nagu, et ei ole ikkagi see vesi nii puhas ja hea, mida tahaks juua võib-olla kraanivesi. Te tegutsete sotsiaalmeedias ka? Kui nüüd keegi mõtleb, et ma tahan seda seadet endale, kus ta saab infot kõige paremini? Kas paneme kõik Instagramid ritta? Meie sotsiaalmeediast. Kõigilt meilt. Ma jätan alla descriptionisse ka siis niikuinii, et kui kedagi huvitab, aga räägige veel sellest ettevõtluspoolest. Et kui nüüd inimene tahab seda masinat, mis ta ka saab? Mis võimalused tal nüüd nagu avanevad siis?
tal ongi siis vaja leida keegi, kellega ühendust võtta, kes seda siis nii-öelda sellega juba tegeleb, siis me saamegi anda talle edasise info ja nagu me alguses ütlesime, see ei ole ju ainus toode, see veeionisaator. Meil on ju veel ka dušifiltrid ja asjad. ja, kas te ise kasutate? Meie veel, mina ja Kaisa veel ei kasuta, aga see on meil listis, et seda on vaja ka saada endale, et Võtke mind ka kampa. ja ma tahaks nagu kiiresti. sest et kui räägivad inimesed, et nad ei kasuta enam kreeme, reaalselt ei kasuta sellepärast, et see, mis tavapäraselt peale duši all käimist on, et sul Kuivad ära. kuivad ja sa tunned, et nahk kisub, ei ole sihukest asja. Ja eriti, kui seisad seal kuuma duši all mingi ülikaua, mõtle, kuidas see poorid on lahti ja kuidas tegelikult sa kõik selle jama sealt veesest endale organismi saad, on ju. Ma olen näinud lugus hästi palju naisel juuste teemadega, nagu kui nad filtrid hakkavad kasutama kohe, nagu juukst hakkavad läikima, ei ole pusas, kuivad, säravad, kasvavad. Meil on üks usakas vist on, üks naine, kes ei ole vist 10 aastat endal ühtegi šampooni, aga dušikeeliga midagi peale pand, seks ta joob ioneeritud vett ja siis ta käib selle dušifiltri all nagu pesemas. Et nagu päris hea ja tal on nagu siuksed juuksed, nagu megad suured siuksed ilusad juuksed. Et jah, sellised lood. Näited on olemas. Jah, ilust enesest, kogu aeg tuleb nagu juurde. Mis teil endal nagu üks kõige lemmikum, panemegi nagu top 1 selle seadme juures on mingisugune, kas siis just võtame selle vee joomise või siis täpselt mingi muu iluvesi või puhastamine või? Kui mina jätan joogivee kõrvale, siis mul on niisugust iluvesi. Et iga hommik, iga õhtu ma pesen oma nägu sellega. Jah, ma ka teen küünarnukid üle nägu. Jah, selle psoriaasi likast aitab kõvasti. See on, jah. Kui ikka paar päeva jääb vahele, siis on tunda. Nagu, on jah. Mul ka vist joogivesi kõige lemmikum. Mul ikka jah. No 11,5 ka tegelikult, mulle meeldib see rõve rasvakiht, mis jääb siin. Ma tahtsingi tegelikult sinna jõuda, et mina ei suudaks vist ühte valida, et mul on nagu reaalselt see 11,5, ka see 2,5, et see nagu, ma ei oska mitte midagi nagu kuidagi seal kõik igapäevaselt. Ja, aga võib-olla jood kõige rohkem lõpuks, et ma alustan hommikut kohe veega, et ma joon nagu. Midagi on nii, et kui inimene selle seadme endale saab, ta ei tohi kohe hakata jooma 9,5 pH-d on ju. Tohi, jah. Miks? Ta peab alustama rahulikult, sest organism ei ole harjunud sellega. Organism on ju harjunud selle veega, mis tuleb sealt kraanist ja kui kohe hakata seda kõige kangemat jooma, siis tal lihtsalt võivad tekkida peavalud, need on nii-öelda siuksed võõrutusnähud. Detox on see, mis toimub kehas samal ajal vasta. Et kõhulahtisus ja kõik siuksed asjad, et tuleb minna tasapisi. See on see nähtus, et enne head tuleb halb on ju. Ja, tuleb see jama välja lasta ja siis tuleb see hea. Just. Puhastab siis ühesõnaga. Rahulikult minna. Meil jäi jutt pooleli. Jaa, endiselt ettevõtlus. Et ongi, tulebki pöörduda kellegi poole, kes sellega tegeleb ja sealt saabki edasi juba näidata huvi üles. Ja samas sa ei pea ju kohe seda masinat täies summas nagu välja ostma. See mulle meeldis. Et tegelikult see ei ole väike summa või paarsada eurot ainult on ja see mulle väga meeldis, et said kuumaksete peale võtta. Et sellepärast ma olingi kohe ma tahan ja teeme. Sa paari kuu pärast või midagi vaata. Ei, kohe. 2 aastat on vist see aeg maksimum on ju, kuidas saab võtta see maksu. Ja, ma enne seda seadet ju tegelikult jõin allikavett, mis toodi koju, plastik nendes kanistrites. Ja, täpselt. Ja siis ma nägin seda uuringut, et kui palju inimene endal aasta jooksul nagu mitu seda pangakaartid endal alla joob. Nädalas 1. Jõhker ja siis viimane piiskarikas oli mul see, kui ma nägin selle plastiktünni sees mingit rohelist molluskit seal sees pools, mõtlesin, et okei, aitab, ma ei taha seda rohkem, midagi tuleb ette võtta. See on rõve tõesti. Ja meil on üks tuntud firma, ma nimetama ei hakka, kes samamoodi neid kanistreid siis nagu igal pool kontorites ja neid tassib on ja mul oli jõusaalis õpilane, kes räägib, et jaa, meil toodi kontorisse ja siis tehti testid veele. Ja peale neid teste enam seda vett sinna nagu ei tahetud. Ja ma mõtlesin nagu, et okei, huvitav nagu, et mis seal siis nagu olla sai või mis need näidud olid siis, et päris põnev on ju. Ja tegelikult kontorid asjad võtta kui hea investeering nagu oma töötajate tervisesse. Jah, me siin just mingi päev Kaisaga arutasime ka, et tegelikult miks mitte jagada seda sellise nurga alt ka, et tahad, et su töötajad oleks terved ja ei võtaks neid haiguslehti. Palun pane see masin endale kontorisse ja töötajad on terved ja kohal ja sul ei ole muret. Täpselt. Sest tegelikult on ju, sealt ju algab meie kõigi tervise, nii et õige vesi ja siis on kõik korras. Tegelikult spordiklubid ja spaad ja kõik võidaksid sellest.
kogu inimkond. nojah, seda me teemegi siin. Ma mõtlengi võtta, et ma ei ole üldse kursis, kas nagu Eestis teatakse sellest masinast nagu nii palju, mina pigem vist pigem ei teata. Et mina ka, kui ma 2023 aastal esimesi videosi nägin, need olid ikkagi nagu seal Instagramis mingid Ameerika videod on ju. Ja nüüd läkski paar aastat alles mööda, kui ma nägin, mis asja, eesti keeles, sellest masinast video, kohe vaatsin, kohe võtsin ühendust, mõtlesin, ma tahan ka ja sain. No see mu eesmärk on. Et ta veel ei ole jah nii nagu populaarseks saanud, et me nüüd siin proovime järjest rohkem teda levitada, aga et Eesti turg on täiesti veel nagu vaba turg. Et tasub tulla praegu. Ja ka jah, just see, et kui sa alustadki sellega, on ju, tahad seda masinat endale. Aga sa mõtled, sa seda ettevõtluspoolt ei taha. Aga tasub ikka teha endale ära see nii-öelda see äriidee, mis meil pakutakse, sest see ei maksa mitte midagi. Ja kui keegi näeb sul kodus seda ja mõtleb, et kuule, ma tahaks ka, sa saad ikka selle pealt. Et nagu saad teda aidata ja endale tuleb ka väike nii-öelda lisaboonus on ju. Niimoodi hakkab see lumepall veerema tegelikult jah. Et sa ei peagi otseselt aktiivselt seda tegema, kui sa ei taha, aga samas, miks mitte. Hea võimalus. Mhm. Ma olen teid Instagramis jälginud ja vaatasin, teil on ka see teema, et tulite palgatöölt ära ja haksite iseenda bossideks, jah? Kuidas on? Äge. Oli hirmus või? Jah. Kaua aega võttis? Võtab veel natukene. Selles mõttes, et on raskemaid aegu, on kergemaid aegu vaata, et elus käibki kõik nii? Jah, käibki täpselt. Et tuleb lihtsalt siht paika seada ja toimetada. Et ei tasu nagu, et iga vaata ei on lähemal jaale. See on Et jah, kui ma tean, et ümber nurga kohe on nagu väga super hea asi võimalus ootamist, muidugi ma ikkagi lähen sinna poole nagu, mitte ei jää nukrutsema kuskile, et kõik on nii tobe ja vastik ja keegi ei too mulle kandikul ette asju. Ja selle jaoks ongi see kogukond ülioluline. Et seal kõik tahavad näha sind võitmas ja innustavadki sind. Jah. Ja kui sa tunned, et sul on see madal seis, meil on ju need suurema ülemaailmse kogukonnal on kord nädalas, siis sa veadki ennast sinna selle kõnesse kohale ja sa tuled, et no jah, okei. Täpselt nii ongi, jah. Okei, no saame hakkama, okei. Iga nädal üks kõne. Aga eesti keeles? Meie teeme eesti keeles üle nädala. Jah, me tundsime, et on vaja Eesti kogukonda, nii et me lõime ka selle, mida me lõime selle sügisel või? Ei, rohkem. Eelmine sügis. 1,5 aastat tagasi juba. Et jah. Aga me iga nädalaselt teeme üle nädala. Aga tegelikult sealt on väga hästi eestikeelne info olemas. Et eestikeelset infot on hästi vähe selle kohta praegu. Et sellepärast on need Kaisa ja Margiti kõned väga head minu meelest. Et kui kellegi huvi on, siis tulge kõnesse. Ja kirjutada, et selles mõttes me ikka aega teeme just nendel olulisematel teemadel või siis selle ettevõtluse teemal neid nii-öelda avatud kõnesid, et kes on huvitatud, on nagu oodatud kuulama. Saab kõik info ühe sõnaga. Ma tean ise omast käest, kui oluline on nagu see kogukond ja need kõned just, et sa reaalselt oled koos. Ja oma keeles just ka. See enam. On hästi suur asi. Seda enam, jah. On jah. Väga äge. Me võime vabalt nagu suhelda, et kes tahab. Me oleme väga sõbralikud ja toredad tüdrukud. Kes tahab rääkida. Aga next step on siis dušifilter, jah? Jah. On küll. Ja praegu ma saan aru, teil on umbes aasta aega see olnud või sinul oli? Minul on 1,5 aastat tänaseks, jah. Meil on natuke kauem. Jah, 5 või? Saab 5. Aga päriselt või? Ma mõtlesin nagu, et 2 mingi... Ei, meil saab tegelikult 5. Kui meil oli Eesti alguses bloki peal esimesed aastad, meil olid omal lahendamata probleemid oma peas. Ja nüüd me oleme need lahendanud ja nüüd me oleme aktiivsemalt tegutsenud Eestis ka. Tegutseid siis lihtsalt kuskil välismaal. See on üle maailma vaata, et turg on terve maailm selles mõttes. 2020, kas on 1 või 2 või 1 lõpp või märtsis? 1 alguses just äkki. Alguses märtsis oli jah. Ja seda ma juba küsin, et väljakutses osalesite, jah? Aga sina ma tean, said... Mina jah, Instagramis leidsin. Et algus ma reageerisin ka selle ettevõtluse peale. Ja siis sealt juba samm-sammut nägin masinaväärtust ja kõike. Mul oli just vastupidi, ma näen nagu seda masinat ja siis on see teine pool. Jah. Ja ma polnud sellest paremast kuulnudki. Ma ka ei olnud. Silmad, jah, see oli täiesti uudis nagu.
selles nagu, et siuksed asjad jah, et eksisteerivad. vesi, Jah, niimoodi. jah. vesi niimoodi. Ma ei olnud kunagi mõelnud selle tegelikult see peale. ju avab vaata nii palju teisi nagu neid vaatenurki, et see ei ole lihtsalt nüüd ma joon vett, vaid täpselt näiteks see kodukeemia on Jah. ju. Ja siis inimene saab aru, et okei, mis jama ma tegelikult iga päev siin sisse hingan, kui ma mingi puhastan oma neid pindasid asju on ju. Siis edasi mingid nahahooldustooted ja asjad on ju, et mis mürki ma endale aga peale ma kasutan nii ökoasju, Ja, ütleb ja, inimene. Aga noh, jah. Aga noh, Jah. ikkagi need potsikud ja tänapäeva öko. Ja need tänapäeva öko, need sildid asjad on ju ka, meil on vaata mingid vegan ja siis mingisugused mahe ja mis iganes kõik need nimed seal on, aga seal on lubatud natukene. No täpselt. Täpselt, et mingisugune oligi loodustootes peab olema mingi paar% seda loodust ainult. No see oli nagu, ma võin pärast Nad muidu ei püsi. Mis sa siis ostab selle, kui järgmine päev juba halvaks läheb? Täpselt. Jah. Jah, ja nali. Nii on. On küll jah, tegelikult. Jah. Mõned asjad on puhtad ka, aga jah, lihtsalt ikkagi, mida sa siis nagu toetad ikka plastikut ja kõike värki-särki. Kuidagi see peab jõudma inimeseni. Jah, ja kui juba natuke vähendada on ka hästi ju. No tegelikult kõik algabki iseendast. See ongi, teised niikuinii kasutavad, on ju. Aga mina ei kasuta, sina ei kasuta, meie 4 juba siis juba palju. täpselt ja kui kõik ise endasse vaataks ja kõik ise ei kasutaks, siis ei kasutakski ju keegi. See on nagu nii, mul nagu on eluaeg olnud see lause, et sa alustad maailma muutmist ise endast, on ju. Sa ei jõudnud enne kohale, kui nagu päriselt jõudis. Osad laused on siuksed, läheb sisse välja, kas sa ei saa aru sellest enne, kui sa saad aru, on ju. Ja mul teate, mul tuli munadega see arusaamine. Kanamunadega, meil oli ju siin vahepeal see draama, et number 3 ja 2 ja 1 ja 0 munad on, et puurikanad, see number 3 tahetakse ära keelustada ja ma ei tea, mis nüüd sellest saanud on. Nende vastu ikka läheb ikka keelustamisele minu meelest. Ikka Või nagu kogu aeg võideldakse. räägitakse, et järgmine aasta läheb keelustamisele, ma ei tea, kui kaugel sellega on jõutud. Kui see teema üleval oli siin 23 aastal või, siis ma alles sain aru, et kui mina ei osta ja siis nagu järjest teised ei osta, et siis keegi ei osta ja siis neid ei toodetagi enam, siis neid kanu ei peetagi seal puuris enam äkki, on ju. See oli nagu naljakas arusaamine. Vahest lihtsalt peab olema õigel ajal see info tulema sinuni õigel ajal, et sa ei olegi võib-olla valmis selleks. Täpselt. Masinaga äkki sama vaata. Ongi, Oligi, täiesti ongi. Meil on ka olnud üks inimene, kes tuli meie juurde. Hullult, oi, nii põnev ja siis ta oli kadunud 1,5 aastat äkki või? Ja siis tuli tagasi ja ostis masina. Võttis aega. Seedis. Et jah, et tal läks nagu aega sellega. Selles mõttes, et võib-olla ei olnud siis õige hetk sel hetkel. Ja nii ongi. Iga asi omal ajal. Kõik läheb nii nagu peab. Veel sellest ettevõtlusteemast. Sinna juurde käib ju ka tegelikult eneseareng. Ja minu jaoks, kui see kõik minuni jõudis, siis ma olingi väga mustas kohas, mul olid igasugused ärevushäired, paanikaod ja ma vahepeal isegi ei suutnud sõita autoga sellepärast, et mingil hetkel oli nii, et ma ei mäletanud, kuidas ma jõudsin punktist A punkti B. Sest ma olin lihtsalt täiesti kuskil oma mullis ja see oligi nii hull juba, et äkki mingi 0,5 aastat ma lihtsalt ei julgenud autoroolis istuda. Ja esimesed pikamaasõidud ma tegin ka vist alles aasta tagasi uuesti, sellepärast, et ma ei julgenud. Ja see eneseareng oligi see, mida mul oli vaja. Mul oli vaja endaga tegeleda, mul oli vaja võtta endale seda aega nagu hingata, sest et väga paljud tegelikult meie selles maailmas on nagu stressis ja nad tegelikult ei hinga. Ehk siis, kui sa hingad, sinu kõht peaks liikuma, aga mul ei teinud seda. Ta on mul kogu aeg nagu selles pinge hoiakus on ju ja oligi vaja seda enesearengu poolt sinna juurde ja esimesed, ma ei tea, 1,5 aastat mul oligi suur fookus sellel ja siis sai tulla kõik see muu sinna juurde. Et see on suur osa. Teil ka? Ma üldse ei teadnud, et mul oli seda vaja ausalt öeldes, aga kui ma nüüd vaatan tagasi, kus ma olin 5 aastat tagasi, siis mul oli seda väga vaja. Ma olen nagu hoopis avatum esiteks, ma näen nagu palju rohkem võimalusi, ma ei näe ainult seda, et ma olengi nüüd mingi laste emme, olen siin kodus, ma asenduses käin tööl mingi selline, et mul on palju rohkem elu, on nagu päriselt elamiseks ikkagi. Ja mina ise loon oma elu, et see on minu viimase moto. See on nii põnev mõelda, ma just enne ütlesin, et see ei ole lihtsalt mingi veejoomise masin, et sa avab nii palju uusi uksi. See avab täiesti uue elu nagu, päriselt avab. See muudab sind nagu nii palju lihtsalt. Sa päriselt saadki aru, et kes sa oled ja kelleks sa tahad saada ja sa nagu päriselt püüdled selle poole, et võib-olla sa ei mõtlegi selle, sa eladki autopiloodil kogu aeg, aga tegelikult kas me selleks olemegi sündinud, ei ole nagu. Et palju rohkem on elus ikkagi kui
passida kuskil kontoris, teha kellegi teise asju, kellegi teise jaoks kogu aeg, et ela iseendale ja naudi, kes sa oled ja mida sa teed ja mida sa ütled ja kuidas sa oled ja et ma arvan, nagu see on palju suurem asi tõesti. nii et see veemasin võib sind panna nagu aru saama, et kes sa oled ja mis sa siin teed üldse ja mis sa tahad teha. Sest see paneb sind mõtlema, kõik need kogukonnakõned tegelikult ka ju nagu ärgitavadki seda, et sa peaks mõtlema. Kes sa oled. Ja kõik see loovus, see paneb ka minu meelest nii palju nagu ennast loovamaks teeb see. Et sa julgeks üldse väljendada nagu, kes nagu üldse, kes sa, ja see andis minule julguse. Ma olin kontoritöös kinni ja mul oli seal ka töökivus. Mäletan iga päev, iga nädal tulid need kõned kogu aeg, et jälle nii pahasti ja kes ütles ja tegi. Ja see andis mulle selle julguse, et ma läksin ja ütlesin, teate, ma nüüd lähen ära, mulle aitab. Ja tänu veemasinale. Sealt see alguse sai, kõik see kogukond, see vesi ja kõik olid jumala šokis, sest et ma tavaliselt olin selline, ma läksin tööle, ma istusin oma laua taha, ma tegin oma töö ära. Aeg-ajalt panin isegi klapid kõrva, sest ma ei tahtnud kuulata seda klatši, mis seal toas käis. Ja siis, kui ma läksin, ütlesin, et no nii, nüüd on nii, mina lähen ära, et ma ei taha enam sellises keskkonnas olla, kus mind kiusatakse, kõik olid šokis. Keegi ei oodanud seda, siis mõtlesin, mis asja, mis nüüd juhtus, et lihtsalt sina niimoodi tuled ütled, ma mõtlesin jah. Ja seal toas julgesin ka öelda nendele, kes siis mind kiusasid, et kui te midagi teada tahate minu kohta, küsige minu käest, mitte ärge käige selja taga kõigi teised küsimas, mida ma ei oleks elu sees varem teinud. Ja tänu veemasinale. ja kõik see algus veemasinale. Aga jah, nii oli. Sul oli ka mingi suurem enesearengu hüpe tänu masinale? Ma ei tunne, et ma oleks nii palju suurem olnud, aga kindlasti seda julgust, nagu täna siiagi tulla. Ma arvan, 1,5 aastat tagasi ma poleks kindlasti sellist asja teinud. Ja ma ei tea, ma arvan, et mu teekond veel on ees. Ma olen nii vähe sellest sees olnud. Et see on nagu järjepidev tee ikkagist. Aga sotsiaalmeedia koha pealt ka nagu see veemasin on kuidagi muutnud, arendanud, teete rohkem sotsiaalmeediat kui enne. Ma ei teinud enne üldse põhimõtteliselt. Ja siis üks kord aastas panin võib-olla pildi. Ja aga nüüd on ikka iga nädalane selles mõttes, et on nii palju mõtteid, mida tahan hullult jagada ja siis inimesed nagu vastavad ja siis tahaks veel jagada ja selles mõttes on muidugi muutnud. Ma ütlen, see sotsiaalmeedia tegemine juba paneb ka selle loovuse tööle. No mina ju ei julgenud oma arvamust üldse avaldada. Ja nüüd ma olen kuskil sotsiaalmeedias ja ma räägin kaamerasse. Elu sees ei oleks ma seda 5 aastat tagasi teinud. Ma oleks nagu, mis asja, ma ei julge lihtsalt oma sõprade ringiski või vahest ei julgenud oma arvamust öelda, seepärast kõik vaatavad mind sel hetkel, kui ma seda avaldan. Ja nüüd ma olen kuskil sotsiaalmeedias, teen live, teen storysid. Teeme kõnesid. Ja kõik tänu veemasinale. Kõik tänu veemasinale. Teeme üritusi, mingi päris inimestega kohtume. Äge. Ja oota, rääkige üritusest veel. Mis teil seal täpsemalt on plaanis teha? Võtate veeproovid, joote vetjar? Ja näitame, teeme mõned testid. 12. aprill. Inspiratsioonipäevaks kutsume me seda. Ja Pärnu vabakonnamajas. Kas kõik on oodatud, peab veel registreerima? Me teeme registreerimise. Et üritus praegu nii-öelda tehtud veel ei ole. Aga tegeleme. Teie sotsiaalmeedia kaudu saab kõik info võtta. Võib kirjutada julgelt, kes tahab tulla. Saab proovida saab. Ettevõtlusest räägime kindlasti. Oma teekonda võib-olla natuke jagame. Et saab huvitav olema kindlasti. Tegelikult seda masinat ei saa ju üldse nagu niisama ise kuskilt osta. Ei ole jah, et lähed poodi ostad. Eestis ei ole üldse. No Eestis ammugi. Saksamaal on meile lähim kontor. Jah, sealt saab, on ju. Ja ma arvan, et sealt äkki nii saab, aga läbi edasi müüjate, nagu meie. Et tuleb meie peale pöörduda ja uurida maad. Ja tegelikult see ei ole ju ainuke masin, meil on veel vanemaid mudeleid ka. Ma just tahtsingi küsida selle kohta, et tegelikult neid, ma olen näinud päris palju erinevaid. Üks on selle firma poolt, aga on ka ju veel nagu teisi firmasid, mis ongi mingi $200, mingi masin, filter või pöörd, osmoos või mis iganes. Mis nende vahe on? Esiteks ma arvan eluiga ja teiseks ma arvan, et meil on esiteks meie masinal on oma tootmistseh, kus nad kõik, absoluutselt kõik jupid algusest lõpuni teevad ise, et nad on täielik kontroll, mida nad teevad, kuidas nad teevad, neil on oma sertifikaadid kõik olemas. Käsitsi kokku pandud nende poolt. Kõik on nagu kontrollitud. Üks inimene paneb sul seal kokku, et ei ole seda, et mingi masinast nii see tükk. Ja antaksegi sulle see garantii ka. Et, mitu aastat see? 5 on. 5 peaks olema ja. Sinna saab juurde ka tegelikult osta. Sa saad seda pikendada ja käib nende juures hoolduses. Ehk siis sul on nagu selline tugi ja turvaline olla nagu, et kui midagi on, siis kohe aitavad sind sellega. Kui mingi osa või vajab välja vahetamist või mis iganes. Et jah, Eesti puhul on kindlasti see, et
materjali kvaliteet ka, need erinevad need elektriplaadid, mis seal sees on, et mis nende kvaliteet on olnud erinevaid videosid, kus võetaksegi need lahti, et osadel ongi sees ainult mingi selline võrk, mis tegelikult ka metallist võrk, mis tegelikult ka annab sinna vette neid mingeid metalliosakesi, selle asemel, et ta peaks ju tegelikult puhastama. Et kvaliteet, ma arvan, on ka erinevus. Ja lisaks meil tuleb see ettevõtlusvõimalus kaasa, see on üks suur pluss selle. No, et teitega sellist asja ei ole. Ei ole, jah. Ja algselt toodeti neid masinaid üldse kest haiglatesse ju. Jah, Jaapanis. Meditsiiniseade oli algselt. Jaapanis oli. Ja see pöördosmoos ei ole tegelikult üldse hea asi. Me just siia tulles arutasime autos ja hästi paljud ütlevad, mul on juba pöördosmoosi masin kodus, aga tegelikult see võtab ju veest kõik välja ja see on ikka surnud vesi. Et meie vee, selle point juba ongi see, et me oleme elektrilised olendid, energiat täis kõik olendid ja see vesi ka on energiat täis. Ja meie masin siis paneb tagasi? Ta ei võta neid mineraale välja, ta laseb need mineraalid ja kõik läbi, ta võtab selle juura välja, aga ta ei eemalda sealt mineraale. Mingit vedelikku me peame aeg-ajalt sinna panema, on ju, mis on siis? See ongi see, et 11,5 vesi saaks tekkida ja 2,5 vesi ja tegelikult muude jaoks ta ei seda kasutada, kasutabki ainult 2,5 ja 11,5 jaoks seda, et aitab nagu neid toota. Mõtlen tegelikult see iseseisev kodune hooldus ei ole üldse raske. Ta on see vedelik sinna ja siis mis veel sisemine puhastus on ju. Ise teeb põhimõtteliselt. Ja see on ka jah see, et sa seadistad lihtsalt ära, paned selle vedeliku sinna sidrunatmega ja panedki, vajutad nupp näitab ja ütleb sulle kõik, mis sa seal tegema pead, said kraan, et vaheta see filter ära, pane puhastusfilter ja paned start ja 3 tundi ja ta teeb ise selle sulle. Ja see hääl ja ekraan on minu arust ka nii hea, et sa eksim sul varst pole on ju. Ja täpselt, et pane nagu seda kraanivoolu tugevamaks, võta vähemaks on ju, et nagu kõik on ette taha ära tehtud, mitte midagi rasket ei ole. Ise ei pea mõtlema liiga palju. Täpselt. Vesinik on ju tegelikult ka antioksudant. Sul olid enne meil siin vestlust head näited, et mitu brokkolit, mitu kilo sa pead ära sööma, et see üks klaasitäis võrduks ja kõige tugevam antioksidant looduslik on vesinik muideks ka ja kõige väiksem ja kõige võimsam, aga 5 kilo brokkolit on üks klaasitäis seda vett siis? Meie vett, vesinikvett, aluselist vett. Nii et sööda lastele õhtul 5 kilogrammi brokkolit sisse või siis anna üks klaasitäis vett juua. Seda ioniseeritud vett, kangen vett. Mingi mustikate näide oli veel? Mustikad on 1 kilogramm näiteks. See läheks vist vabalt, aga see läheks vabalt, jah. Aga mõtle, et kui sa pead jooma näiteks 8 klaasitäit päevas, et mis kogus antioksidante see sulle siis annab, et päris võimas. Ja mis seal oli veel, 64 õuna. Seda vist ei jõuaks. Õun, kes arstid ütlevad, et üks õun päevas hoiab kõik haigused eemal, et söö siis 64 õuna tegelikult. Oi, jah. Ja siis seal oli 38 tassi rohelist teed äkki oli vist. Teega oli mingi koos. Rohelist teed, jah. Palju te ise päevas seda vett joote? Kas te mõõdate ka või joote tunde järgi? Tunde järgi mina on täiesti. No minul käib pudel kaasas. Mul on tavaliselt paar-3 sellist pudelit. Ma mõtlen 2-3 liitrit tuleb ära kindlasti. Et selles mõttes, see on nii hea kerge ja maitsev vesi, et ta läheb ludinal. Kui tavaliselt on siuke, et ei taha ka kõhus loksuma värki-särki, siis see läheb hästi, et ei ole loksumist. Issand, kui sa ütsid seda praegu, mul on meeles see tunne, et reaalselt see vesi seal kõhus on ja loksub, aga praegu ma pole ka aasta, ma saab ka aasta täis. Ma ei ole tundnud seda tunnet. Ja iga kord, kui ma olen käinud kuskil reisil, näiteks mingi nädal aega, ma tulen koju, saate aru, esimene asi, ma jooksen kööki seda vett jooma. Muideks sa saad võtta kaasa seda vett reisile, lennukisse nad lubavad võtta seda. Sellega meil on olemas kindel paber, mille sa prindid välja, kuna see on hea vesi. See on medical grade. Meditsiiniseade, sellepärast tohidki võtta seda. Sa tohid vähemalt minnes võtta seda kaasa. Päriselt räägite või? Ma olen kohe printima, ma täna öösel lendan ju. Jah, katset ära. Et selles mõttes inimesed käivad nende suurte tünnidega üle piiri nagu niimoodi lennukis, võtavad kaasa neid. Issand jumal. Ma mäletan esimest korda, kui ma seda vett proovisin. Olitegi teie mul klaas ja ma panen nüüd külmesi ja lase klaas ja siis te vaatate mõlemad. Juhu nüüd. Mis nägu on? See maitse nagu külm allikavesi lihtsalt, ma ei saa aru kuidas. Samadest torudest, samast kraanist tuleb ja see lihtsalt nagu maitseb puhas. Maitseb jah, kerge. Oota, nüüd ma lähen printima kohe info mul. Väga äge. Võt, mis kõik ma teada saan veel siit. Endal masin juba aasta aeg olnud, aga ma räägin, ma lihtsalt... Ega sa kogu aeg õpidki juurde, mina õpin ka kogu aeg juurde. Meie ka veel õpime juurde. Ikka on siuke tunne, nagu midagi ei teaks. Aga see ongi protsess, see käib elu juurde, see on okei.
Teil hakkab karantiin läbi saama. Sai juba. ei ole veel saanud, aga hakkab saama vist jah. Sellest ei ole hullu. jah, Me nagunii saadame ta nüüd suvel sinna ka tehasesse tagasi, puhastavad ära. See on täiega äge, nad teevad täiesti osadeks lahti, puhastavad kõik plaadid, kõik asjad ära ja saadavad tagasi. Seda peab siis iga mingi 5 aasta tagant Oleneb veest tegelikult ka, et mis vesi sul kodus see on. lihtsalt ühe korra on käinud juba. Ühe korra on käinud jah, me saadame umbes paar aastat ja siis saadame. kuskil 2,5 aasta tagant. Jah. Lihtsalt pakid ära, paned teele ja tuleb tagasi ja. Jah. Noh, kõige hullem osa ongi vaata olla ilma veeta, et eemal paar nädalat on ära, siis on nagu, et ja siis tahaks tagasi ruttu saada. Ma tulen ukse taha, siis kuulge, mul läks masin puhastusse, palun vett. Jah, me oleme jaganud niimoodi vett, selles on okei. Nii, see on täiesti okei tulla nagu proovima. Mul ju õde kolis minuga samasse majja siia ja siis samamoodi, mis ma nüüd, kus ma vett saan siis? Mõtlesin, hakkad üleval minu juures käima, kanistriga ja lähed. Aga samas ka plastmassi ta sisse juon, klaaspudelitega siit tassil. Ja muideks, kui klaaspudel, siis hoia seda pimedas, et valg üldse peale ei paistaks, lihtsalt infoks. Selleks ongi jah need kotid, mis nad ise toodavad, et need on nagu valgusest kaitstud samas, aga ta ei ole see plastik. Aga lennukis siis ma võin oma selle pudeli võtta ja võtan selle lipiku kaasa, ütlen, niimoodi jah. Te olete ise proovinud või? Ei ole. Aga meil on proovinud. Meil on proovinud, meie tiimikaaslased on proovinud selles mõttes. Ja täitsa kõik toimib ja lastakse. Ja nad imessidki, miks me ei ole julgenud niimoodi minna. See on täitsa error mul praegu, ma kuidas? Päriselt või? Jah, ma saadki täna ära proovida. Päriselt? Jah. Kui sul on see paber, pärast prindime välja. Kohe. Nii et keda huvitab teema, ma jätan teie sotsiaalmeedia lingid kõik siia alla descriptionisse ja kes tõesti enda tervisest ja keskkonnast ja perekonnast hoolib, siis see on investeering. Ma enne vaat sa ütsid ka karantiid ja asjad. Mõtlesin isegi, kui mul nagu selle masinaga midagi juhtuks on ja ma kaob ära nii-öelda, et isegi ma oleks õnnelik, et ma iga kuu oleks rentinud seda nagu selle summa eest on ja et see on nagu väärt seda. Jah, siit enam tagasi ei lähe ju. No kindlasti mitte. Kindlasti mitte. See on raske. Kes juba proovinud on. Öelge siia lõppu mingisugune sõnum ka inimestele, vaatajatele, kuulajatele, et ma ei tea, mis tuleb. Selle ettevõtte enda kurikuulus sõnum ongi, et muutes vett, muudad oma elu. Ja rohkem polegi midagi vaja. Muutes vett, muudad enda elu ja võtke tüdrukutega ühendust ja aitäh, et tulite. Aitäh kutsumast. Aitäh. Tšau.